See pardakaamera video on salvestatud möödunud pühapäeval Tallinna-Narva maanteel, kus Jõhvi patrull pidas kinni sõiduki, mis liikus Tallinna suunas kiirusega 215 kilomeetrit tunnis. Sellel maanteel on suvine piirkiirus 110 kilomeetrit tunnis. Liiklusjärelevalves näeb politsei aina rohkem, et kiirusepiiranguid kehtestavaid märke võetakse rohkem soovituse kui reeglina. Olenemata päevast, kellaajast, kogu aeg on neid liikleja, kes arvavad, et piirkiirus neile ei kehti, sõidavad siis kas natukene kiiremini või väga palju kiiremini. Igasugune kiirusületus on probleem, et kui me võtame linnaliikluses võrdluseks 40 või 60 kilomeetrit tunnis, siis nende kahe kiiruse vahe küll ei tundu suur, aga liiklusõnnetuse hetkel, kui seal põrkab kokku jalakäijaga või jalgratturiga, siis see ellujäämistõenäosus on pea kahekordse erinevusega. Transpordiameti värske liikluskäitumise uuring näitab aga, et vaid 39% autojuhtide arvates on kiiruse ületamine 10 kilomeetrit tunnis ohtlik. Eestis sellel aastal on 25 hukkunud inimest liikluses. Ka ühe inimese kaotamine, eriti kui ta on lähedane, on väga palju ja me ei taha ju seda keegi, aga ühiskond millegi pärast aksepteerib kiiruse ületamist praegu rohkem. Siinkohal tekib küsimus, kas liikluses üldse enam märgatakse nii enda kui ka kaasliiklejate rasket jalga. Kas see häirib ka teid? Ei. Aga kas teil ka endil tihti kipub natuke kiiremini sõitma, kui kiiruspiirang ette näeb? Ei, mina sõidan nagu pensionär ikka õieti. No ja just paar päeva tagasi sõitsin Tartu maanteel ja siis mingi auto väga kiiresti sõitis nagu vasakus reast must mööda. Et veidi hirmutav isegi oli see. Kuidas teil endil on, et kas kipub ka tihti kiirust ületama? No kuna ma alles õpin sõidukoolis, siis väga tihti ületa, aga kindlasti on ka olukordi, kus kogemata nagu meel hajub ja ületan veits kiirust. Aga sõidutunnis, kas panete tähele ka, et kaasliiklejad ka kipuvad just kiiremini sõitma, kui on ette nähtud kiiruspiirang? Ei, absoluutselt. Ma olen kohanud sükest olukorda ka, et 30 ala on ja mingi bemmivend paneb minust sotiga mööda. Kas kipute ka vahel kiirust natuke veidi ületama? Natuke ikka. Keskmises siis rohkem, kui kiiruspiirang ette näeb? No ütleme niimoodi, see 1-2-3 kilomeetrit kindlasti. Liikluspsühholoogide sõnul on põhjuseid, miks eestlased järjest rohkem kiirust ületavad mitmeid. Ühelt poolt minnakse kaasa üldise liiklusvooluga, kuid teisalt elatakse oma emotsioone rooli taga järjest rohkem välja ning inimestel on tekkinud petlik arusaam, et midagi halba ei saa juhtuda. Kuigi politsei vaates on kiiruse ületamine järjest kasvav probleem, otsustati alates 1. juulist suurendada mobiilsete kiiruskaamerate sekkumist künnist. See tähendab seda, et sisuliselt võib sõita 10 kilomeetrit tunnis lubatust kiiremini ilma trahvi saamata. Mobiilsete kiiruskaamerate puhul arvestatakse alati maha veamäär ehk 4 kilomeetrit tunnis. 1. juulist saadab politsei mobiilse kiiruskaamera trahviteate välja alates kiiruse ületamisest 6 kilomeetrit tunnis, senise 3 kilomeetri tunnis asemel. Meie liiklusseaduses ei muudetud mitte midagi, et tegelikult liikluses piirkiirus on jälgimiseks, see on tehnilise järelevalve võimekuse ja võib-olla ka siis selliste pisieksimuste andestamiseks. Umbes pool nendest mobiilsete kaamerate fikseeritud kiiruse rikkumisest olid sellised väiksed ja et seda siis veidi leevendada, politsei sellise otsuse tegi, aga ega ta kogu liikluskäitumise mõttes meie arvates väga positiivne otsus ei ole. Igasugune karistus on meil alati võimalik ja see on meil üks valikutest, aga ikkagi me eelistame väiksemate rikkumiste puhul inimesi mõjutada siis vestlusega lootes, et selline siis sekkumine mõjutab inimesi kergemini kui siis karistus. Ekslik on arusaam, et keegi mitte midagi teha ei saa, et automaatses liiklusjärelevalves tõesti on sekkumiskünnis pandud 6 kilomeetrit siis kiirusuletust, aga see sekkumisvõimalus väiksemate kiiruste puhul meil alati on. Igasuguse kiirusuletuse puhul on meil võimalik sõiduk peatada ja võimalik määrata ka siis hoiatustrahv või siis ka kiirmenetluses või väärteomenetluses muu karistus. Janno Tobi sõnul muudatus siiski analüüsitakse ning kui selgub, et rikkumiste arv jääb samaks või inimesed hakkavad teadlikult spidomeetrit jälgides kihutama, on võimalik muudatus ümber pöörata.